laul on sündinud, aga see on selline hästi tore ja lustakas ja minu arvates natukene nagu filmilik, et selline pilt tahab tulla siin ette jooksma. Nii et miks mitte. Ja Leilo Tungal on tõesti üks väga-väga armas autor. Tuli praegu meelde temaga seoses see, et üks laul, mille ma kirjutasin, sageli on nii, et võib-olla isegi ka teinekord õpib mõne luuletuse pähe ja siis, kui hakkad seda mingi aja pärast kordama, siis avastad, et luuletus on juba natukene teised sõnad saanud, et oled juba käigu pealt midagi endale suupärasemaks korraldanud. Ja kui mina hakkasin ühte Leilo luuletusele kirjutatud laulu salvestama, mõtlesin, et ma vaatan igaks juhuks luulekogust järele, et kas ikka sõnad said õigesti pähe. No ja mis juhtus? Tegin selle luuleraamatu lahti ja vaatasin, oi, ma olen kirjutanud laulu siis nagu poolele luuletusele ja see pool luuletust oli minu jaoks juba iseenesest kuidagi nii selline omaette pilt, mida ta oligi. Aga luuletus tegelikult algas eelmisel lehel, et tal oli nagu pool oli veel, millele ma ei olnud kirjutanud ja ükskõik kui palju ma ka ei üritanud, seda esimest poolt lihtsalt ei tulnud, sellepärast et see oli nii teistsugune, ta oli nagu selline sissejuhatus. Tegelikult see ongi, ma läksin teemas hoopis kõrvale, aga võib-olla selles mõttes mitte, et see luuletus, millest ma praegu räägin, see on samamoodi selline natuke nagu filmi, et see tegelikult rääkis siis ühest pisikesest majast, kes võttis kätte ja otsustas järve suplema minna. Ja siis esimeses pooles oli kirjeldatud, kuidas ta muudkui seal seisis ja kõik läksid temast mööda ja siis ta lõpuks otsustas, et tema läheb suplema. Ja mis siis kõik seal juhtus. Siis mul tekkis mure, kas Leilo ikka lubab niiviisi, et mul on nagu pool luuletust on ainult viisistatud. Ja ma otsisin, palusin tema kontakti, ilmselt Kirjanike Liidust kuidagi pellisin välja ja küsisin süda suhteliselt sambas ääres, sest et kirjanikud võivad teinekord olla, ma arvan, väga nõudlikud, mis mõttes sa muudad selle ühe sõna. Ja mõnikord ongi, see üks sõna võib olla väga tähtis. Aga Leilo ütles ainult, jaa, muidugi võib, aga kas see ainult liiga lühikeseks ei jää? Nii et, ja siis, kui Leilo oli öelnud, et jah, võib küll, siis ma suutsin kirjutada sellele esimesele poolele ka muusika. Nii et, kes on huvitatud, siis see laul kannab pealkirja Järvest tulles, see, millest ma pikka juttu rääkisin. Ma vaatan, õnneks keegi veel magama ei jäänud selle peale, et ma siin ikka jutustama hakkasin. Aga Leilo Tungal ja Lumi hakkab nüüd kõlama. Thank you.